Tervist, mina Illar Kohviinavalt. Täna on teisipäev 17. märts aastal 2020 ja ilm on läinud natukene pilve. Aga siiski ei saja. Ja näete, siin Sooma kandis, näete, autod sõidavad, lähevad Sooma poole. Nii, aga ma tahaks rääkida nüüd sellest, et eile käisin Pärnus. Ja kui ma hommikul läksin siit bussiga Pärnu poole, siis kõigepealt bussi sisenedes sai siseneda ainult bussi keskmisest uksest, sellepärast et bussi esiuks oli kinni. Ja praegust on siis, ütleme niimoodi, et kõikjal tasuta ühistransport. Nii et sisened bussi, istud maha, ei mingit pileti piksutamist, bussiga ei suhtle, piletit ei osta. Ja samamoodi oli ka Pärnust tagasi tulemisel, nii et ainult keskmisest uksest saad siseneda ja samamoodi väljuda, bussiga ei suhtle, istud maha. Ja uurisin ka Pärnu ühistranspordikeskusest asja ja ka kaugliinidel on niimoodi, et bussiga ei suhtle, piletit ei osta ja sellega saad tasuta sõita. Et selline olukord on siis praegust, kuni see kriis nagu mööda saab, loodame, et ta saab mõne nädala pärast mööda. Aga mida rahvale nagu siis soovitada, et ma soovitaks, et tähendab, kaks võimalust on. Kas soovitakse närvi minna ja nii-öelda ostu paanikakulluks minna ja mida iganes, siis neile ma soovitaks näiteks lugeda kollast meediat, Õhtuleht ees otsas. Õhtuleht annab täitsa head võimalused inimesed närvi minnemiseks ja hulluks minemiseks, et hirmutab igasugust asjadega, sõnaga, et kui tahate ka närvi minna ja nii, et ei tea kuhu joosta, lugege Õhtulehte, see hea soovitus. Aga teistele, kes soovivad rahulikud olla ja võtta elu normaalselt, minge loodusesse, puhake, käige ringi. Ärge valige rahvarohkeid kohti, vaid vaadake selliseid, vaikseid kohti, sõnaga, et nautige loodust ja mõelge helgeid mõtteid ja ma arvan, et tervis on korras, nii et kes kuidas soovib. Et nii on ka vastavad olukorrad. Nii ütlen mina, Illar Kohviinavalt.